Tere! Alustame Pestor Grupi podcastide teise saatega ja teemaks seekord Cedral. Rohkem ma nagu ei oskagi öelda, ma tean ainult toote nimetust ning meie stuudios külalised siis Cedral Grupist Silver Kerna ja Alar Tippi. Tere tulemast mehed! Tervist! Mis materjal see Cedral nüüd täpsemalt siis on? Üks tükk on siin minu käes. Sisuliselt on tegemist siis kiudtsement voodilauaga, et kasutatakse kõige rohkem siis maja fassaadidel, eelkõige siis ventileeritavatel fassaadidel ja see sinu käes on siis tegelikult me hakkame vist praegu profiilidest rääkima pikemalt. Küsimus oli, mis materjal? Küsimus oli, mis materjal kõigepealt see. Inimesed tahavad tänapäeval asju väga selgelt teada, et mis siin ikka sees on, et me ei lähe võib-olla keemia peensustesse, aga nüüd laias laastus. Põhimõtteliselt räägime siis tsemendist, et tegelikult ongi vesi, liiv ja tsement, et sealt ka see tsementkiud, et PVA kiud on ka seal sees, et hästi, ütleme, väga vastupidav materjal. Ja kui on juba vesi, tsement, liiv, siis tegemist on sellise materjaliga, mis kestab, kui mitte aastatuhandeid, siis aastasadu vähemalt üsna kindlalt. Päris 100 aastat paberi peal lubada ei julge. Tehas ütleb muidugi, et vähemalt 50 aastat, pigem sinna 70 juurde kestab. Ehk siis üks generatsioon vahetub oma fassaadi ühe korra ja nii ta on. Inimiga tegelikult loetakse, sa ütlesid praegu 50 aastat, aga inimiga loetakse ju umbes 25 aastaga. Sest iga 25 järgi tuleb uus põlvkond vastu peale. Nii et aga jah, üks generatsioon, ühed inimesed siis saavad mõnusasti selle materjaliga ära elatud. Jah, et siinkohal tooks välja selle, et ütleme, mõni ehitab näiteks maja, kui sa ehitad selle endale ja tahad sellist fassaadimaterjali, mis kindlasti kaua vastu peaks ja toome ka siinkohal välja selle, et see toode on hooldusvaba, et põhimõtteliselt ainuke hooldus, mis see toode nõuab, on ütleme tolmu puhastamine, et näiteks toome näite, olen Harjumaa mees 30-aastane ja mõtlen, et mu maja nüüd peaks elu lõpuni vastu, siis ma kindlasti valiksin Cedral endale. Nii, kas sa tahtsid täiendada? Mitte otseselt selles suhtes, et see oli praegu nagu, kuidas ma ütlen siis, rusikas silmaauku, et tegelikult mina küll Harjumaalt ei ole, aga valisin ka enda hoonele Cedrali. Just selle, tegelikult mitte ainult selle pärast, et ta siis kestab kaua, vaid ta lihtsalt andis siis, me otsisime sellist laiemat voodilauda ja puitu ei olnud sellel hetkel siis tarnijatel võtta ja siis Cedral ka samamoodi lisab või mitte lisab, vaid annab sellist puidu imitatsiooni, nagu siin tükil ka näha, puidu selline siis tekstuur on seal sees. Ehk siis tegi sellise hea peteka ja kõik see muu, et ta kaua vastu peab ja värvivalik, et see oli boonusena. Ma tahaks veel mõnda sellist argumenti kuulda, et miks te just valisite värvid, vastupidavus tuli ära, et kas veel on midagi teie poolt õhus? Enne kui ma enda argumendid laudele olen. Kindlasti garantii on ka tegelikult veel, et tootel on värvi garantii 10 aastat ja materjalil endal on ka 10 aastat garantiid, et näiteks puidu puhul olen nüüd kuulnud, et mingisugused värvigarantiid on, aga see on ikkagi väga väike, et sellist, ütleme, tehasest valmis tulnud värvitud toode, siis 10 aastat garantiid värvil on väga pikk aeg. Mida tähendab 10 aastat garantiid? See tähendab seda, et ütleme, kui värviga peaks midagi juhtuma, siis tehas ka hoolitseb selle eest, et kui värvi reklamatsioone on, siis saab uue toote asemele. Ja aga siin on oluline veel välja tuua, et kui sa siis tegemist on mehaanilise vigastusega näiteks, et keegi on võtmega kraapinud või mis iganes, et siis see ei lähe värvigarantii alla, aga ütleme, kui päike mingil põhjusel siis pleegitab seda materjali, ehk siis tooni muutusega on tegemist näiteks, et see läheb küll juba garantii alla ja sellega tehas siis kindlasti tegeleb
või tähendab, tehas peab selliseid asju nii-öelda oluliseks, et kui ta on, tegemist on tegelikult väga pika tausta, väga suure tehasega ka, et ETEX Grupp, et ei ole nagu selline nurgatagune ettevõte ja üldiselt kõik probleemid on saanud siiani lahenduse. Muidugi Sedraliga konkreetselt ei ole väga palju juhtumeid olnud. No, ma olen nüüd letti siis ka võib-olla selle argumendi, mida mina oleksin arvestanud selle materjali puhul, see on see, et kui meeldib puitmaja, sest teda on ju nii siledat kui ka puiduprofiiliga. Kui meeldib puitmaja, siis lauda valides tõepoolest see ajavälp on ju tegelikult suhteliselt lühike. Sõltuvalt sellest, kui kvaliteetselt mul on see laud värvitud, millal ma pean ta üle värvima. Ja mida aastad juurde tulevad, seda valulisemalt mõtled, et ma pean sinna kuskile üles räästa alla ronima ja pintsel peos hakkama seda tööd tegema. Nii et see on ka üks tõsine argument. Mul on puidu välimusega maja, mis ei vaja hooldusvärvimist, mis on üks väga suur töö. Ärme hakkame seda lahkama, mis kõik sinna puidu juurde ta läheb. Kui palju värvitoone? Hetkel siis on 31 erinevat värvitooni, et osaliselt siin on ka laual praegu nähtav. Selle järgmisest aastast nüüd natuke asendub see, et osasid toone siis võetakse vähemaks, mis Eestis ei ole kuigi populaarsed olnud. Ma täpselt neid nii-öelda värvikoode praegu ei mäleta, aga selles suhtes jah, väga rikkalik valik on, et sellised pasteelsed toonid ja väga suured nii-öelda erinevad varjundid on esindatud. Ja tegelikult on veel see, et toote juurde käivad ka need alumiiniumprofiilid, mis tulevad ka samas värvitoonides, et näiteks on ka võimalik teha nii, et tahan valget laudist endale ja siis musta värviprofiilid, et nii saab ka näiteks, muidugi maitse asi, aga nii saab ka majale veits ilmet juurde anda. Eravdada seda asja. Sa lasid läbi mõiste, et teatud värvid, mis Eestis on populaarsed, kas me oleme tehase jaoks piisavalt suured tarbijad selleks, et tehtaks nii-öelda Eesti värvitoonid ka? Tähendab selles suhtes, et Eesti lipu värve päris ei saa, aga ei pidanud seda silmas. Ja, aga selles suhtes Eesti turg on täiesti arvestatav ja Sedral on tegelikult siin olnud siis juba üle 10 aasta, et iga natukese aja tagant jälle kohendatakse, tehakse mingeid muudatusi, et sellised populaarsed värvid ehk siis heledamad toonid on meil säilinud, aga just neid tumedaid ja erinevaid selliseid kärtsakaid toone, et neid siis proovitakse, kui ei hakka müüma, kui inimestel ei lähe peale, siis nii-öelda pakutakse midagi muud jälle mingi teatud ajatsükli tagant. Ma saatejuhina pakuksin teile võib-olla sellise idee edasi andmiseks, et Eesti üks nii-öelda fassaadi klassika on ju nii-öelda ookerkollane maja, et ma praegu siin seda veel ei näe, et võib-olla kui te sõnum edasi saada, et äkki järgmisel suvel juba on ka need mõnusad Eesti kollased majad olemas. Ja absoluutselt ei välista, et kindlasti võib teha selle, tähendab kindlasti me nii-öelda võime teha selle, esitada ka soove ja nii-öelda erinevaid siis pretensioone, aga hetkel jah, ma peast ei oska öelda, mis need uued värvid on, mis nüüd järgmine aasta peaks jõudma, aga selline info meile edastati siis jah. Need profiilid, mis siin laua peal on, need on tegelikult nii-öelda kandiline tükk. Kas on materjalil ka selline lauaprofiil olemas, mis nii-öelda serv katab serva, et ta on nii-öelda veetihe ja nii nagu puidust voodrilaual? Ehk siis me räägime praegu poolpunnühendusest ilmselt. Need kaks ongi ülekattega, ehk siis poolpunnühendusega on tegelikult seal ka meil täitsa olemas. Ja kui need konkreetselt käivad niimoodi üksteise peale, nagu nii-öelda siis klassikaline laudis, siis poolpunnühendus, nagu nimi juba ütleb, siis lähebki nii-öelda klikksüsteemiga üks laud nii-öelda siis teise, kuidas ma ütlen ilusti, päris taha ei lähe, aga... No ta on ühesõnaga kaetud, et niiskus ja ühesõnaga lausvesi sinna vahele ei lähe. Paigaldamiseks nii vertikaalne kui horisontaalne ilmselt, jah? Tegelikult võib ka diagonaalselt, et täpselt nii nagu soov on ja huvi on, et klassikaliselt paigaldatakse jah horisontaalselt, on ka vertikaalseid maju ja tegelikult sellised mingid disainerhooned siis on tehtud ka diagonaalseid selliseid ühesõnaga erinevaid siis mustreid erinevatest värvikombinatsioonidest. Et saab nii või naa. Aga toote tutvustustest te kasutate
nagu mõistet või materjali omadust, ta on hooldusvaba. Me sellest natuke nüüd rääkisime ka, aga milline hooldus ikkagi täpsemalt tuleks teha? See sõltub ilmselt kohast, kus maja on, jah? No kindlasti, aga no ütleme, mina tooksin siinkohal välja ainult selle, et kui fassaadimaterjalile peaks mingisugune tolm teatud põhjusel peale jääma, siis seda, kui silma häirib, siis tuleks maha pühkida. Ja seda saab ka tegelikult survepesuriga teha, aga seal on teatud tugevus. Ja ma hetkel jään vastuse võlgu, mis see täpne kaugus oli, aga äkki oli ei olnud 10 meetri pealt. Päris ei mäleta. Ja seal on paarid ka täpselt, aga... Paneme siin märgi maha, et jälgige juhendit, kuidas materjali hooldada ja ise ära kui kasutad survepesurit, eks ole. Just. Et see on ilmselt kõige õigem... Tegelikult ta puudutab juba kõiki materjali, mis on fassaadil ja fassaadi kasutatakse. Aga hakkame nüüd maja renoveerimisega pihta. Meil on tegelikult 2 varianti, kas uue ehitus või vana. Vanu maju on Eestis nii piisavalt palju, mõned nad on üsnagi räsitud, puidu hind on praegu... Muidugi, kas sa olete mehed kursis, kes on nagu praegu nii-öelda kõrgemal seisab? Kas sedrallaud või naturaalne puit? Üldiselt hinnaga on praegu niimoodi, et ma julgen väita, et puit on tegelikult praegu jälle siis soodsam kui sedral. Et eelmine aasta niimoodi ei olnud, nad olid täitsa nii-öelda juba enam-vähem võrdsel pinnal, aga nüüd jah, puitmaterjali nii-öelda ostuhind on odavam, kui me mõtlemegi selle peale, et see värvimisprotsess sinna juurde on ja hooldusvälbad siis tegelikult sedral nii-öelda siis pikem aja peal teenib ennast tasa ja tuleb pikas perspektiivis soodsam, et algul investeering on suurem, hiljem nii-öelda siis tasub ennast ära. Ja tegelikult selle Sedral Classicu puhul tooks selle välja, et see on nii-öelda siis soodsam versioon, et see hakkab olema juba seal ikkagist puiduga suhteliselt samas klassis, hinnaklassis. Kui meil on vana maja olemas, tal on voodirilaud peal, inimene võtab praegu need argumendid, mis te välja tõite, et panen nüüd selle sedral laua omale seina, natukene rohkem kulutan, aga minu eluajal rohkem probleeme ei ole. Kuivõrd vana fassaad tuleks ringi teha, aluskonstruktsioon, mis sellega teha? Ühesõnaga renoveerimisega on nüüd niimoodi, et Sedralil tootja on siis kehtestanud tegelikult nõuded, milline see aluskonstruktsioon ehk siis roovitus peab seal alal olema. Et selline klassikaline tavapärane on siis 600 sentimeetrine samm siis laudade tsentrist. Kui on nii-öelda selline tuulisem piirkond, siis see vahe läheb väiksemaks, et siis tuleb seal teha juba jõuarvutused, et sellega kindlasti edasi müüa, ehk siis Pestor Group ka saab abiks olla. Aga standard on 600, ehk siis kui see roovitus seal all, olgu ta korralik või mitte, kui ta ei ole selle sammuga, siis idee poolest paigaldada saab, aga materjali kulu on kindlasti suurem, sest laud ise on 3,6 meetrit pikk, ehk siis ta jaguneb täpselt 600 sammuga. Kuidas ta töödeldab seal? Ilmselt kui ma nüüd lähen selle materjali peale, kas on võimalus, et ma tellin teie käest täpse pikkuse ja ma saan pulgad koju ja panen paika või toote oma pikad ladid mulle õue peale saadate ja siis hakka mees otsast saagima? No meil on ikkagist need kiurtsement, voodilauad on meie valikus, et meie otseselt nii-öelda selle puiduga. Ma pidasin silmas teie materjali puhul. No see on 3,6 meetrit pikk, et selles mõttes see ongi, nii ta tuleb ja selles mõttes, et eri pikkuses nii ta tuleb ja nii ta läheb, eks ole. Ühesõnaga standardmõõtmetes, et meie nii-öelda selles suhtes lõikama seda ei hakka, me arvutame täpselt välja, palju inimesel vaja läheb, kaasa arvatud müügimees või müügiesindaja siis arvutab sinna ka võimalikud nii-öelda siis ütleme, kui sa pead näiteks aken tuleb ette, akna ees tuleb sealt ära lõigata laud, siis meie arvutused nii-öelda siis me püüame sobitada ka selle ülejääva laua, mis sa just pooleks lõikasid, et kuskil saab selle ära kasutada. Et selles suhtes, aga jah, meie ise lõikama ei hakka neid. Suurepärane, aga te arvutate läbi, kas see tähendab siis seda ka, et te annate nii-öelda pinnalahenduse? Ei, pinnalahendust me ka ette ei anna. Selles suhtes, kui kliendil on soov ja ta küsib, siis kindlasti me saame abiks olla, aga tavaliselt seda ei ole meilt nagu küsitud.
et selles suhtes meil nii-öelda mingit välja töödatud sellist nii-öelda lahendusi ei ole. Eesti ehitaja on leidlik ja küll ta asjad korralikult paika paneb. Ma jõudsin nagu mõtiskleda vahepeal selle materjali kasutuse koha pealt, üks on välisvooder, eks ole. Aga mis siis, kui mõni mees mõtleks piirdaia teha? On sellised juhused olnud? On küll selles mõttes, et seda materjali saad aiamaterjalini kasutada, ütleme, tellid endale näiteks sedrali, teed maja fassaadi, jääb näiteks natuke üle, siis teed näiteks ka koerale kuudi sellest, et selles mõttes põhimõtteliselt kõik lahendused on olemas, et näiteks aia puhul samamoodi aeda pead hooldama, paned selle aia peale, siis kui on soov, saab sisemise poole ära värvida ja samamoodi peab siis väga pikalt vastu. Tegelikult on ka tehtud selliseid siis aedu, kus mitte ei hakata nagu seda tagaosavat poolt värvima, tagumine pool on selles suhtes töötlemata, et siin natuke on näha seda värvi, et siia on tulnud, aga ta ikkagi ei ole nagu visuaalselt viimistletud. Et siis vahest on tehtud niimoodi, osad kliendid on teinud, et nad teevad nii-öelda siis konstruktsiooni alla ja katavad samamoodi aia ära nagu fassaadi. Et sedasi nii-öelda on tehtud. Ja tegelikult, kui see juba teemaks läks, siis väga hea materjal ka tuulekasti lauana kasutamiseks. Et tuulekast saab tavaliselt siis kõige rohkem vee nii-öelda siis kokkupuudet veega, vihmasilmaga tuulega peksab sinna rääst alla, et tuulekasti lauan on jälle väga hea asi, mis ei mädane ega igane. Et nii-öelda saab kasutada. Kus paigaldus käib, kas otse kruviga läbi? No põhimõtteliselt selles mõttes paned iga toote jaoks või mudeli jaoks on siis sobivad profiilid, et selles mõttes me kinnitame neid kruvidega, et klassiku puhul ta läheb siit läbi ja klikil on siis see oma klamber, mis läheb siis jälle rovi külge, et on kruvid on samades värvitoonides ja roostevabad, et peavad sama kaua vastu kui fassaadimaterjal. No see laud, mis praegu siin minu käes on või lauanäidis must ja millega pärast ma eeldan, või õigemini ma ei eelda, vaid ma tahan teie käest küsida, kui suur on soojuspaisumus? 6 meetris laua peal, kui päike ikka paistab peale, must laud läheb üsna soojaks. Ütleme, et see on ikkagi minimaalne, et tegelikult sinna profiili otsa tuleks jätta siuke 2-3 millimeetrit vahet, et materjal põhimõtteliselt ei paisu. Ja samamoodi mitte ainult, siis me rääkisime sellest päikesest, paistab peale, et samamoodi talvisel perioodil, kus siis külmaga ka nii-öelda puitmaterjal mängib, on ja et öösel külm ja päeval paistab päike peale, et siis seda muret selle materjaliga ei ole, jah. Et sellist nii-öelda see paisumine on niivõrd minimaalne, silmaga seda kindlasti ei ole võimalik näha. Aga tehas soovitab jätta ikkagi pisikese sellise mõne millise vuugi. Pigem on see puit ja alumiinium, mis seal nii-öelda reageerivad sellele, et see materjal on. Ja no tegelikult ma ei pidanudki seda silmas, et me kuskil näeme, et nüüd lauad läheb venivad pikemaks, aed läheb kõrgemaks lihtsalt suvel natukene. Aga ega ma kõiki paisumisi ju tegelikult ei näe. Arvutuste järgi Eiffeli torn läheb igal suvel 18 senti pikemaks. Nii et mingi liikumine on ka siin. Ma tegelikult pidasin küsimuse all seda silmas, et kui me ta on kruviga läbi paigaldatud, et kas sellel kruviaugul peaks väikene lõtk ka olema, et ta ei hakka läbi. Ei ole. Ei pea. Suurepärane. Auk ette puurime pea. Ei pea. Puurkruvid otse läbi. Ei pea, just kohe otse läbi. Ja tegelikult, mis meil jäi ka mainimata, et mõlema kliki ja klassiku puhul on siis nii, et tegelikult need kruvid jäävad ka sinna alla peitu, et teine või nii-öelda järgmine laud siis peidab selle ära, et ainult ülemine rida jääb siis kruvidega näha, et tegelikult see põhimõtteliselt, kui sa kinnitad selle ära, siis see ei jää näha. Ja, muidugi kuidas soov on jälle, et tuulekastil kui sa niimoodi on ja lauda paigaldad, siis saab ilusti jätta nii-öelda selle kinnituskoha siis nähtavale ka, et kuidas soov on. No me oleme tegelikult nii-öelda kaudselt läbi käinud ka selle, et praktiliselt on tegemist materjaliga, mille paigaldamine ei erine oluliselt ei puidust, ei võib-olla ka on PVC fassaadikatted, need on muidugi oluliselt pehmemad ja sellised.
et paigaldusega mõttes suurt vahet pole. No põhimõtteliselt võib nii öelda, et tegelikult kõige täpsem tuleb olla selles, et kuidas, või mitte kuidas, vaid et profiilid tuleb õigesti paika panna, ilusti loodi ja peale seda hakkab tegelikult see ilusti jooksma, et kliki puhul eriti, et algusprofiilid paned paika, sinna tuulutusprofiil alla ja siis põhimõtteliselt lihtsalt klikk ja läheb. Ja. Pestor Grupp on minu teada ja minu kogemuse järgi võimekas tugev organisatsioon. Kui seda materjali teie käest nüüd hankida, osta, igal fassaadil on hulk lisatärvikuid ka, mis siia juurde käivad, et kas need on ka saadaval kohe? Jaa, selles suhtes, et nagu ennem juba Silver mainis, siis lisatarvikud samas toonis tulevad ka, et üldiselt me müümegi nii-öelda siis komplektse lahendusena, et juhul kui klient otsustab, et ta mingil põhjusel ikkagi alumiiniumprofiile ei taha juurde, tahab teha nii-öelda siis sellist natuke leiutamistööd, ise mõelda, kuidas nii-öelda lahendada erinevaid siis sõlmi, et saab ka ilma osta, aga reeglina ongi nii-öelda siis ikkagi tegemist komplektiga, et samamoodi nagu arvutatakse välja siis kliendile voodilaudade kogus, arvutatakse välja ka palju profiile läheb, kuhu läheb ja milline läheb. Kuhu need üldse lähevad, kui me seda loetletakse üle, et kuhu need alumiiniumprofiilid käivad siis selle paigalduse juures? Kõige olulisem on kindlasti stardiprofiil, mille peale siis kogu see süsteem tegelikult toetub, et see läheb siis alla, samamoodi ka on sinna alla siis perfoliist või selline tuulutusprofiil pannakse, mis siis on mõeldud selle jaoks, et linnud ei pääseks voodilaua taha, samamoodi, et närilised ei läheks sinna, sest näriline seda metalli tavaliselt ei läbi. Ja tegelikult ka sellised suuremad putukad ajavad välja, et okei, kärbes läheb läbi, aga selline pirakas maamesilane sealt enam läbi ei lähe, ehk siis hoiab ka nii-öelda sellised asjad ära. Siis on nurgaprofiilid, ehk siis välisnurkadesse, sisenurkadesse saab need ilusti ära lahendada. Akendel on nii-öelda siis kuidas see täpselt oli? Sillusprofiil, jah, et sa saad nii-öelda siis just ülemisega saad ära lahendada. Ja lõpuprofiil, et kui sa nüüd kogu selle süsteemi nii-öelda oled valmis ehitanud, endale lauad on paigas, siis viimase nii-öelda selle asjana läheb paika lõpetusprofiil, mis siis nii-öelda viimistleb selle ülemise otsa ära. Kus tavaliselt akna ümbrus tehakse, seal on kaks asja, tänapäevasel puhul on aken meil nüüd natukene augus, ta ei ole nagu vana puitfassaadi puhul, et aknaleng on voodriga ühe tasa ja paneme piirriistu peale. Kuidas see aken vormistatakse tavaliselt, et selle sama lauaga loomulikult või kasutatakse plekki näiteks? No see on juba ka tegelikult maitse asi, et muidugi me soovitame sellisel juhul sedralit, aga on võimalik lahendada seda plekiga, mõni kui väga tahab, võib seda tegelikult puiduga lahendada. Aga jah, selle jaoks on siis seal profiilid ja näiteks akna raami lahendatakse ka näiteks niimoodi, et ei panda sinna profiile, vaid pannakse veel topelt nii-öelda see näiteks teist värvi sedali laud peale, siis see näeb ka hea välja. Tundub tõepoolest. Laualeiused on, kas need on ka kuidagi erinevad või see on üks kindel mõõt, mis mul praegu käes on? Seda Classic, see on 19 senti ja klikil on siis 18,6 senti, et väike vahe on seal sees, aga need kaks mõõtu. Aga kuidas töötlemine on, et kui ma tahaksin siit, ta on puidupind, midagi ei ole teha, aga tahaksin nagu kitsama liistu siit lõigata, et millised tööriistad mul peaks? Soovitatav on teemant teraga lõigata, aga põhimõtteliselt võib jäiga käsisaega ka lõigata, et selle jaoks nüüd otseselt spetsiaalset vahendit ei ole vaja, et oleme kõigega proovinud, et kõigega saab hakkama, lihtsalt pärast on, ütleme nii, et müüme selle komplektiga koos siis ka parandusvärvi, et see koht, kus ära lõigatakse, siis värvib ilusti üle ja siis seda ei näha sinna. Et põhimõtteliselt kõigega saab lõigata. No kui ma võtan tööriista valikust välja käsiketasae, millel on tänapäeva saagidel kõik köövaravad sulam hambatipud, siis seda esimese lõikaga see nagu aia taha ei lähe. Saab ikka tööd teha? No eks see oleneb natuke ka oskustest selles mõttes, et kindlasti alati soovitatakse ka nii-öelda proovilõige teha, et see
ütleme ka tööriista rent, kui kodus ei ole, eks ega see ka otseselt kallis ei ole, aga põhimõtteliselt kõik tööriistad sobivad sedali lõikamiseks. Ma võin tegelikult oma kogemusest siin rääkida, et kuna mina siis sedrali paigaldasin oma nii-öelda hoonel ise, siis nagu ennem ütlesid, enam-vähem kõik lõiketööriistad sobivad. Tegelikult jah, vastab tõele, tehas soovitab kasutada siis ikkagi teemantketast, aga kuna teemantketast ei ole kõige soodsam ketas, mida poest osta, siis mina proovisin tavalise puidukettaga, millel oli siis selline paksem hammas ja väga hästi lõikas, ei olnud üldse probleemi ja mina kasutasin siis nurgasaagi niimoodi ülevalt alla, et suuri laudu lõigata ja kui mul oli vaja nüüd teha kitsast profiili, ehk siis nii-öelda laud pooleks lõigata, siis just käsi ketaslõikur väga hästi nii-öelda tuli vastu. Et tikksaaega proovisin ka, ei olnud kõige meeldivam selles suhtes, et tikksaag ikkagi kipus see tera natuke liiga kõvasti väristama, pluss see tikksae siis tald ei olnud sellele värvile kõige sõbralikum nii-öelda siis partner. Ja tegelikult küll ma nagu ootasingi seda, et just see piki saagimine, sa vastasid küsimusele ära aga ühe asja ma korjaksin siis sellest sinu vastusest üles, et tegemist sellise iga mehe materjaliga, siis me ei pea spetsialisti otsima, et seda paika panna. Sisuliselt mitte jah, et tegelikult see materjal käis meil paar aastat taga, äkki oli 3 aastat tagasi oli ka siis Naabrist parema saates, kus siis osalejad paigaldasid sedralit oma konteinermajadele. Et seal said tegelikult isegi väga hästi hakkama siis naisterahvad, et ei olnud üldse probleemi. Ja tegelikult on ka eestikeelsed paigaldusjuhendid olemas nii paberil kui ka videoformaadis, et kui YouTube'ist või Pestori kodulehelt vaadata, siis on nii-öelda sammu haavalt, kuidas sa peaksid hakkama paigaldama, mida silmas pidada, mida märkida, mida vaadata. Et selles suhtes üsna lollikindel materjal, ütleme nii. Kuivõrd Eesti arhitektid on selle materjali omaks võtnud, oskate öelda? Päris hea küsimus selles suhtes, et mina isiklikult igapäevaselt Eestis nagu müügiga ei tegele, et ma oskan rohkem võib-olla öelda, et tegelikult võib-olla eraklient tuleb lausa seda ise otsima, et sellist arhitektidega suhtlus on, suurematel hoonetel ka kasutatakse näiteks Rae vallas need uusarenduskortermajade ridaelamuboksid, et seal on sedralit kasutatud siis kombineeritud krohvfassaadiga. Et aga ma ei oska praegu, ühesõnaga ma jään nagu selles suhtes vastusvõlgu, et kuidas see nii-öelda suhe siis on eraklient versus arhitekt versus äriklient. Sa tahaks lisada midagi? Ei tule praegu siis, aga sa viskasid jälle minu meelest väga huvitava teema õhku. Et kui me natukene ringi liigume ja vaatame meie maju, siis krohvi või siis tellispinna kombineerimine, ütleme siis üldnimetusega puiduga, on arhitektuuriliselt väga populaarne. See on, kõva sõna teeb majad ilusaks. Ainuke asi on see, et 10-15 aastat hiljem, kui puit hakkab koledaks muutuma, siis vaata kuidagi selle taastamisse panustamine, see jääb hiljaks. Kui on tegemist veel 8-kordse majaga, siis sinna üles värvima droonid veel ei oska värvida. Et see oleks jõle maru alternatiiv sellistele arhitektuurilistele lahendustele, et peaks rohkem mõtlema selle peale. Jah, ja just tegelikult nagu siin tuli juba jutuks, et kortermaja rõdudel näiteks on see tõesti väga selles mõttes hea variant, et siis on nii-öelda samamoodi materjal paigaldatuna ja pikk aeg on, kus ei ole vaja muretseda selle materjali kestuse pärast, et 50-70 aastat pole probleemi. Kuidas on materjali löögikindlusega? Ütleme nii, et jalgpall sealt läbi ei lähe, et ikka kõvasti peab vaeva nägema, et sealt ennast läbi suruda, et ütleme nii, et kui see väike näidis meil praegu siin on, et selle me üsna kindlalt suudaks teha põlve otsas katki. Samamoodi, kui me võtame nüüd selle täispikka laua 3,6 meetrit ja seda väntsutame ühest otsast teisest otsast, siis ilmselt me saame ka hakkama sellega, et keskelt läheb pooleks, aga ütleme, rusikas sealt läbi niimoodi ikkagi ei lähe, peab ikkagi vaeva nägema ilmselt kui alda appi võtma, et sealt nii-öelda siis lauale liiga teha.
et eriti kui ta on veel omavahel seotud nüüd seinas ilusti ja need lauad üksteise järele, et siis seda kindlamaks ta muutub. Et ma numbrilist näitajat praegu ei oska välja tuua, mis see täpne löögikindlus no tegelikult see ei ütleks ka mitte midagi vaatajale ja kuulajale, aga ma pidasin tegelikult silmas seda, et sildsüsteem, see on siis vahtpolüstireen fassaadi puhul, mis ühe krohviga on kaetud, siis seal on see haavatav osa, see alt, kus alates jalgrattalenksuga võib seina sisse augu torgata, et ka see on üks lahendus, mis võib-olla fassaadi peal mõelda, kui seda ühe krohvi fassaadi täiendada siis selle lauaga arhitektuuriliselt, et me saame selle alumise otsa sellise tugeva ja vastupidava, et kas tal on, oskate mehed öelda, sest teil on käes nii-öelda konkreetsed lahendused, mida te välja pakute, aga kas ta on põhimõtteliselt ka nii-öelda tihedalt pinna peale kinnitatav, et me saame soojustuse pinnale ilma õhu vahetada kinnitada, mis siis juhtub? Seda kindlasti ei tohiks teha, et sellisel juhul jah, et kindlasti peab olema tuulutusvahe, et õhk saaks liikuda alt ülesse ja nii-öelda kujutaks selle niiskuse ära sealt, et kui see otse kuskile kinni panna, siis mõne aastaga see materjal muutub pehmeks ja kaotab kõik oma omadused. No päris kõik ei kaota, aga ütleme niimoodi, et jah, selles suhtes, kui keegi otsustab selle materjali liimida ikkagi nii-öelda kihi vastu, siis tehas ei saa pakkuda seda garantiid, mida ta saab pakkuda siis ventileeritava fassaadi puhul. Et ühesõnaga ei ole soovitatav ja ega ta selles suhtes, jah, ma arvan ka, et paari aastaga kaotab nagu selles suhtes oma visuaalse sellise siis ligitõmbavuse. Suurepärane, tegelikult küsimus oli provotseeriv, sellepärast, et teades, tundes nii-öelda Eesti meest, kes mõtleb iga materjaliga midagi keerukat ja omanäolist tahab välja mõelda, siis panime või õigemini teie panite väga hea märgi maha, et alati konsulteerige, arutage, helistage, teie telefoninumbrid on ilmselt Pestori kodulehel saadav, et paika panna, et kas ma võin seda niimoodi kasutada, kas ma võin niisuguse tembu välja mõelda ja siis sellele annate juba siis rohelise tule või tõmbate käsipidurit. Jah, et kindlasti alati, kui on küsimusi, siis saab kirjutada meile, helistada, mis iganes, et vastame tavaliselt, ütleme, kindlasti tööpäeva jooksul. Aga tahad lisada veel midagi? Jaa, Silver unustas ära, et saab ka koha peale tulla, kes soovib. Tallinnas, Tartus esindused olemas. Näost näkku on alati kõige kindlam. Aga meie tänane teema Cedral fassaadiplaat on ammendunud. Järgmine Pestor Grupi lugu või saade ka käsitleb tuulutatavaid fassaade, nii et jälgige meid.